Täna toimub siis podcasti sarja Tippude teejuht teise episoodi salvestamine. Podcasti sarja eesmärgiks on siis tuua kõigile kuulajateni meie tublide edukate vilistuste kogemuslood. Ning podcasti sarja tehakse koostöös vilistusühinguga Hermes ning Tartu Ülikooli turundusklubiga. Ning täna on siis siin meiega AS Salvesti nõukogu esimees Veljo Ipits ning Nõo lihatööstuse nõukogu esimees Simo Kruustuk. Tervist! Aitäh, et saite saates osaleda. Ning räägin siis natuke ka meie saate kontseptsioonist. Et kõigepealt räägime natukene teie koolielust, siis tõmbame natuke pidurit, teeme väikese pausi, väike vahemäng ja lõpetame siis niimoodi, et räägime teie edasisest karjäärist ning natuke ka toiduainetööstusest. Aga alustaksimegi siis kõigepealt kooliaegadest. Et olete mõlemad õppinud Tartu Ülikoolis. Ning küsiksingi siis kohe, et teie mõlema käest, et kui teie hakkasite toona endale üldse valima eriala, siis miks valisite Tartu Ülikooli ja majandusteaduskonna? Eks seda küsimust esitati siis ka ja ka palju. Et ütleme nii, et olin õppinud või lõpetasin Miina Härma gümnaasium ja minu matemaatikaõpetajaks oli Igor Holts, kes oli väga tuntud ja hea õpetaja ja matemaatika mulle istus. Käisime olümpiaadidel, õppisime Leningradis kaugõppekoolis ja üldse sellised täppisteadused olid võib-olla minu selliseks lemmikaineteks ja mulle meeldis ka ajalugu. Ja siis, kui oli vaja valikut teha, siis ma millegipärast ei tahtnud minna Tallinnasse ja võib-olla mängis selles osa omaette rolli ka see, et elasin tollel sanatooriumi tänavas, mille lõppu siis majandusteaduskond just äsja oli kolinud, et aitas ka natuke seda valikut sinna suunas kallutada. Aga kui ma käisin vastuvõtu eksamitel vestlusel, siis tollaegne professor Heiki Müür kangesti tahtis, et minust saaks võib-olla küberneetik, et vaatas minu tunnistust ja ütles, et meil ikka nagu kõige tähtsamad on need ja huvitavad erialad, aga ma jäin endale kindlaks ja valisin tookord siis kaubandusökonoomika ja ma arvan, et ma ei ole seda seniaani kahetsenud. Simo? Selline oli minu valik ja ma ütleks, et hiljem, kui siin juba aastaid hiljem hakkas meie majandus, kui lõppes meie hea nõukogude aeg ja hakkas iseseisva Eesti riigi majanduses toimima erastamisprotsessid ja kui kõik ettevõtted töötasid tänapäeva mõistes, me ei oskagi aru anda, mis see tähendab, et eraettevõttena siis mul oli alati hea öelda, et ma töötan oma erialal, sest kõik teised olid tulnud kas, ma ei tea, kehakultuurist, keemiast või kusagilt geograafiast, et kõik tahtsid töötada ja äri ajada, aga minul oli hea öelda, et mina ei ole mingit eriala vahetanud, ma olen eluaeg truuks jäänud sellele. Mina olen lõpetanud Tartu kunstigümnaasiumi, mis on siis 14. keskkool endine. Ja kuidas ma sattusin majandusteaduskonda oli suhteliselt juhuslik, et ma esitasin kandidatuuri oma sisseastumisdokumendid õigusteaduskonda ja majandusteaduskonda ja lõpuks siis otsustasin majandusteaduskonna kasuks. Miks? Sellepärast, et selline ettevõtlus ja isegi müügi ja turunduse pool oli mul tegelikult südame lähedane olnud päris pikka aega juba eelnevalt, et isegi keskkooli ajal ja gümnaasiumi ajal sai võetud osa erinevatest õpilasfirmadest ja erinevatest programmidest, kus siis oli vaja erinevaid majandusteadmisi rakendada, mis juba noores eas mingil määral olemas olid või siis olid alles kujunemas välja kui isiksus ja olen väga õnnelik, et majandusteaduskonda astusin, sest et üks on see, mida siin õpid ja koged, aga mis on kõige olulisem on see, et tutvusringkond ja sõprusringkond, kontaktid, mis on siiamaani tegelikult majandusteaduskonnast mul kaasas, on tegelikult hindamata väärtusega. Et meil oli sisse astudes üle 150 tudengi, teise kursuse lõpuks oli alles jäänud pooled nendest ja lõpetas ainult 30-40 inimest. Aga see ei tähenda seda, et me ainult nende 30-40 inimesega oleme suhtlema jäänud, vaid ikkagi
peaaegu 150 inimest, pluss siis nende sõbrad tuttavad on igapäevased, iganädalased kontaktid olnud. Et see on tegelikult hindamatu väärtus. Mul tekkis siit kohe küsimus, et miks nii paljud langesid välja, sest et ma ise vaatan praegu meil küll nagu nii drastilist väljalangemist tegelikult ei ole. Tol ajal võib-olla oli see eriala valik juhuslikum. Oli väga suur roll ka selles, et õppetöö oli tasuline ja ei olnud tasuta kõrgharidust. Ja seetõttu siis said sisse ka võib-olla sellised inimesed, kes ei olnud võib-olla esimese eelistuna majandusteaduskonda valinud enda jaoks. Ja pärast esimest või teist aastat nad lihtsalt otsustasid kas eriala vahetada või siis endale uusi väljakutseid tekitada. Kui teie käisite ülikoolis, kas teie ajal olid ka õppesuunad, et näiteks finantssuund, turundussuund või kuidas teil täpselt oli? No meil oli jaotatud ikka sellised, et meil olid kaubanduserialad, oli kaubandusökonoomika, oli raamatupidamine, siis oli kauba tundmine ja siis oli rahanduskrediit ja küberneetika. Et need olid nagu sellised viis suunda, mis siis tol ajal majandusteaduskonnas oli võimalik õppida. Ja mis teie õppisite? Mina õppisin kaubandusökonoomikat. Ja miks te selle valisite täpselt? Ma just enne ütlesin, et mul oli võimalus valida tõesti, ma majanduse kasuks olin otsustanud juba märksa varem, aga mul oli võimalus valida nii ka seal, ütleme siis küberneetika ja ma mingi hetk kahtlesin ka võib-olla natuke rahanduse krediidi osas, et valida seda, aga lõpuks minu valik jäi ikkagi siis kaubandusökonoomikale ja ma ütlen, et eks sellega nii, et elus tuleb alati midagi juurde õppida, eks need põhitõed sai tõenäoliselt selgeks kõikides nendes suundades, et ses mõttes ei olnud see valik, ma ütleks, et majandus on alati lai teema. Kui ma nüüd õigesti oma peas suudan meenutada, siis esimene aasta oli üldained ja pärast seda tuli hakata spetsialiseeruma, valida siis kas juhtimine ja turundus, mis olid tol ajal koos, ja siis oli finantspool eraldi koos siis matemaatika poolega. Ja kuna südamelähedasem oli juhtimine ja turundus, siis sai see otsus ka tehtud tol ajal. Milline õppeaine on olnud teile kõige kasulikum, mis te koolis läbisite? Ma ei oskaks öelda, et üks õppeaine oleks kõige kasulikum olnud. See, tunnistame ausalt, et see, mida sa ikkagi ülikooli või kas või gümnaasiumi ajal õpid, ülikooli ajal eriti, eks, et eks see on selline baasosa ainult mingitest teadmistest ja kõige tähtsam on see, et sa nagu hakkad natuke mõtlema selles suunas ja saad aru, millest räägitakse, mida tehakse. Ja kui sa tahad sügavuti minna, siis sa pead ikkagi lõpuks ise seda täiendama. Aga nii-öelda lemmikaineid oli mul mitmeid, üks lemmikaineid oli ka tol ajal oli majandusajalugu ja juhtus nii, et mingi aeg ma pidin seda majandusajalugu ka kunagi ülikoolis õpetama hakkama, nii et elu viis mind niimoodi kokku ja kindlasti meeldis mulle ka majandusgeograafia lihtsalt võib-olla ka sellepärast, et ma omal ajal hobina kogusin marke ja ma kogusin eri riikide marke, just oli neid võimalikult palju kokku saada, mis tähendas seda, et ma ajasin mööda kaarti taga, vaatasin, mis maailmas toimub ja geograafia oli mulle selline hästi lihtne ja kerge aine ja see aitas ka mõista tegelikult, mis maailmas toimub ja kuidas elu kusagil areneb. Minu jaoks oli kindlasti ettevõtmisega seotud nagu erinevad ained ja mis mulle eriti meeldis, mis on nagu tänapäeval ka töös kasuks tulnud igasugused tarbijakäitumised, psühholoogia, et kuidas inimesed omavahel suhtlevad, kuidas nad üksteist mõistavad, mis on ühe või teise otsusprotsessi taga, et ma pigem kaldusin nagu selles suunas, et matemaatika ja IT ei natukene tahaplaanile, aga just siuke inimsuhted ja kuidas omavahel hakkama saada, see oli nagu alati mulle meeltmööda. Ja siinkohal ennem just sain ka mainitud, et Maja Vadi, kes ka täna kuulab siin, oli väga suureks toetajaks sel teekonnal. Õpingute kõrvale kuulub siis ka tudengielu. Et kas teie kuulusite ka omal ajal kuskile korpi või mõnda muusse tudengiorganisatsiooni? Kui mina õppisin, siis korbe kahjuks ei olnud. Ja korporatsioonid aeg saabus hiljem siis, kui saabus nii-öelda meie taas Eesti Vabariik.
aga eks täna on imelik öelda, et põhitöö käis tol ajal siis nii-öelda komsomoli komitees. Ja meil olid seal kõik täna mõelda siis minu aegsed nii-öelda tublid komsomoli tegelased olid kõik nii-öelda täna tuntud kapitalistid. Siin Hansapanga asutajad Sildmäe, siis Meelis Milder, siis rahandusminister Andres Lipstok ja ma ei ütleks, et me keegi oleks nii-öelda seda poliitilist osa seal väga taga, aga see oli nagu ainuke organisatsioon läbi, mille oli võimalik üliõpilaselu korraldada. Ja ma ütleks, et majandusteaduskond oli üks neid, kes oli ikkagi väga eesrindlik ja väga aktiivne igasuguste ürituste korraldamises. Ja need inimesed, kes toleaegsest majandusteaduskonnast on läinud, ma ütleks, on väga edukad olnud, nad on väga tublid olnud ja ma arvan, et Simmo siin enne ütles, et need kontaktid, mis on omal ajal ülikoolis saadud, need on väga head olnud ja me aeg-ajalt iga suhtleme, et ma pigem vaatan siin nooremat generatsiooni, kellel kursustel ei ole sellist. Meil olid ikkagi kindlad kursused ja nad alustasid koos ja lõpetasid koos ja õppisid päevast päeva kõrvuti, et see nagu omavaheline suhtlemine ja suhe oli ikkagi märksa tihedam. Ja ütleks, et lisaks sellel oli küll selline organisatsioon nagu ametiühing ja ametiühingust tuli ka tegutseda, aga seal ma tegutsesin võib-olla natuke hiljem siis, kui ma juba mingi hetkel siia sama teaduskonda õppejõuna ja aspirandina tagasi tulin. Et eks see noor kasutati ikka ametiühingus ära, eks kõik sellised ametid, mida oli võimalik vanematel õppejõududel juba siis enda kaelast ära anda, need anti ikkagi noortele, et eks ma siis sain ka kõik need ära proovida, alates, ma ei tea, valimisjaoskonna sekretärist, valimisjaoskonna juhatajast ja lõpetades siis tolleaegse rahvamaleva. Aga ülikoolil kindlasti jah, ütleme, oli see komsomoli büroo oli selline väga aktiivne ja see oli ja teine organisatsioon muidugi, mis oli Malev. Üliõpilas Malev, seal ma olen ka aastaid olnud komandir, olnud lihtliige, et need Maleva suhted ja see Maleva omavahel suhtlemine meenutatakse täna väga-väga hea sõnaga. Mina ühtegi Malevasse ega ühingusse ja ei ole kuulnud ka ühtegi korpi. Küll aga see tähendab seda, et me ei oleks käinud ühistel üritustel oma sõpruskonna või oma tutvusringkonnaga erinevates korpides ja neid üritusi tegelikult lahtiste uste päevi, kui selliseid oli praktiliselt igal kuul kuskil korbis, mil siis sai lävitud ja suheldud teiste korbi liikmetega, kuigi ise korbi nagu liige ei olnud. Ja eks seal paralleele võib tõmmata, isegi praeguse ajani on mõndade korpide tolleaegsed liikmed ja praegused liikmed on väga head sõbrad ja tuttavad, et jah, korbielul ja korpidesse kuulumisel on teatud eelised, aga see ei tähenda seda, et sealt jälle kontakte või sidemed ei saaks luua ilma sellesse kuulumata. Aga rääkige meile lõpetuseks ka mõni erkmälestus oma ülikooli ajast, mis siis võib ka olla seotud kas õpingutega või siis tudengieluga, et mis teil on niimoodi erksalt meelde jäänud? See ei olegi nii lihtne küsimus. Neid sündmusi on üks jagu, eks mõned on sellised, millest võib-olla avalikult ei tahaks rääkida, mõned on sellised, mis on, eks mul on, jah, ütleme, ma enne rääkisin siin majandusajaloost, eks, ja majandusajaloost ja majandusgeograafiast. Pean tagantjärgi tunnistama, et minu jaoks see majandusgeograafia eksami andmine oli üks sellised eksamid, mis mulle on võib-olla elus kõige rohkem meelde jäänud. Et ma ütlesin, et majandusgeograafia oli minu jaoks väga lihtne aine ja ma olin seal kõik nagu selgeks saanud. Ja ma valmistusin selleks ka korralikult ja siis, kui see eksam kätte tuli, siis võtsin pileti ja see pilet oli üks punkt, millest ma tõepoolest mitte midagi tean. Ja ma ei tea, kuidas see sinna tekkinud oli. Vaatasin piletit ja mõtlesin, et mis ma nüüd siis sellega teen. Õppejõud ta oli ka selline nii-öelda, ma ei jaksa öelda, kas ta oli boheemlaslik natukene, aga siis ma kuumardasin sinna selle laua kohale, vaatasin talle niimoodi otsa, tema vaatas mulle ka ja siin selja taga vahetasin pileti ära. Võtsin käest ja tõmbasin teise pileti ja näitasin talle siis selle, et tema ei saanud sellest mitte midagi aru. Muidugi minu selja taga olnud kaastudengid, kes siis ka eksamid tulid, need pidid nagu naeruprahvakast
hakkasid naerma kõigist ja vaatasid, mis juhtub, kus toimub, aga aru ta sellest ei saanud. Ja lõpuks ma muidugi selle pileti sain ja vastasin selle piletiga väga heal hindel ära, et ta juba teadis mind ka nii-öelda loengust, et ma selle ainega hakkama saan, et ei osanud tegada. Aga mis toimus, see jäi tema jaoks mõistatuseks, eks pärast on oma kursusekaaslased seda meenutanud, et see oli nii-öelda selline kübaratrikk, et nagu teatan, siin nihutatakse kübarat siis, et ma ei ole seda kunagi korranud ega teinud teistmoodi, aga sellisena ta seekord läks. Ja ma ei tea, tudengielust, tolle ajal tudengielu käis ja tegelikult ikkagi väga palju ühiselamus. Ja majandusteenuse ühiselamu oli siin samas Narva maantee 27, selle all oli kohvik, tolle aeg ülikooli kohvik ja ma ütleks, et ma olin selle kohvikust päris tihe külaline. Seal oli tavaliselt ansambel, mängis kolmapäeval, reedel ja laupäeval ja ega seal oligi kokkusaamise koht. Seal võis vestelda, seal võis tantsu lüüa ja siis pärast ühikas käia, et see suhtlemine oli sel ajal seal ikkagi, ma ütleks, et väga tihe. Eks sellest tuli ka vahel natuke pahandust, keegi pingutas seal kohvikus käimisega üle, eks, aga ma pean tunnistama, et ma ise ei mäleta, et seal oleks minu jaoks midagi halvasti lõppenud. Võib-olla Simmo siin vahepeal ütleb, eks ma siis tuletan veel midagi meelde, kui vaja. Ei, ma nõustun tegelikult Veljoga, et see on tänase vestluse kõige parem küsimus siiamaani olnud, et see on sama hea nagu küsida naljamehe käest, et tee palun nalja nüüd. Aga mis mulle siin kiiresti meenutades meenub, see ei ole küll nagu otseselt igapäeva õppimistega seotud, aga me käisime pühapäevati näiteks korvpalli mängimas ja meie korvpallitreenid hakkasid õhtu kell 9:30 ja lõpusid õhtu kell 11 ära. Ei olnud päris sagedasti, tuli ka pärast kuskil mulle aega veeta minna. Ja siis oli selline koht nagu legendaarne ökonoomikaline saun olemas, mida siis sai aeg-ajalt kasutatud, et see oli siuke nagu huvitav kogemus, mis mul eredalt meeles on. Ja loomulikult ei olnud ka sellised harvad juhtumid, kus jällegi külalisena korbis käies neljapäeva õhtuti pidi suuliselt vastama statistika eksamit reede hommikul kell 8. Et päris mitmelgi oli see päris keeruline. Et selliseid tudengielu nüansse võib siia lõpundusel pikkida, ja nendest rääkima jääda, aga selliseid eredad mälestusi on väga palju, jah. Super, aga nüüd ongi esimene osa saanud meil lõpu ja nüüd tõmbame natuke tempot maha ja teeme väikese vahemängu siis. Küsin teilt 10 küsimust ja vastata võib täitsa lühidalt. Esimene küsimus on, et kui saaksite 2 nädalat puhkust ning 1 000 000 eurot, mida te teeksite? Jah, 2 nädalat puhkust ma arvan, et kui ma tahaksin kaugele sõita, siis ma sõidaksin kusagil Itaaliasse. Kas ma selle 1 000 000 euroga midagi peale hakkaks, ma arvan, et väga ei hakkaks. Elu on õpetanud niigi rahaga läbi käima ja ettevõtjana ega see 1 000 000 eurot väga suur summa ei olegi, nii et pigem ma mõtleks, mis sellega tulevikus teha, mitte ei kulutaks seda seal puhkusel olles, sest ma olen juba veenduda jõudnud selleseks, et ka ükskõik kusagil välisriikides puhkamas käies väga meeldiv on mitte teha väga kalleid asju, vaid käia kusagil, ma ei tea, näiteks viimane kord me käisin see samas Sorrentos, me läksime kohalikku tallu, vaatame, kuidas siis sidruneid kasvatatakse. Ja meile tehti selline ekskursioon, mis päev otsa selle jäi eluaeg meelde, kuidas näidati kõige lihtsamaid asju, kus on kana, kus on jänes, ütleme. Ma ei saaks öelda, et see oleks minu jaoks midagi seni nägematut, eks, aga see oli hästi meeldiv ja selline hea puhkus, eks, et ma ütlen, puhkuseks ei pea kulutama hästi palju raha. Ja pigem võtaks siis sellist, kus oleks vaba aega, kus oleks tegevus ja midagi ka toimuks, mitte sellist päris rannal lebotamist ma taga ei igatse. Mõtleks, et kunagi oli nii, et saaks palmi all. Kui sa palmi all 2 päeva ära oled, siis vaatad, et mis siis nüüd saab. Tahaks midagi peaks kusagile minema või ega see tüütab ära.
et need unistused on ammu ära teoks tehtud, eks, et nüüd tahaks võib-olla niisugust rahu ja sellist hästi, hästi mõnusat lihtsat puhkust. Ja mitte raha kulutada. Mina selle 2 nädala jooksul ei sõidaks kuskil ära, ei kasutaks aega puhkamiseks, vaid enda täiendamiseks ja kui on olemas mingisugune mentor või programm, kes võtaks vastu see 1 000 000 eurot ja ma saaks olla kellegi töövari või siis näha, kuidas kuskile kaugele jõudnud inimene on seda elu kuidas kõik on saavutanud ja ta räägiks sellest 2 nädala jooksul, siis see oleks kindlasti hindamatu väärtusega kogemus. Mis on siis? Ma kommenteerin, et Simo oskab väga ilusti rääkida, et kui enne oli juttu just, et ei oska vastata, siis ta nüüd see oleks nagu see vastus, mis oli selline kulda esimest kohta vääri vastuseks, et ma küll ütleks niimoodi, et jutt oli puhkusest, Simo, kui sul on puhkus, siis tuleb puhata. See tuleb selgeks teha, sest elu on näidanud tegelikult, kui sa puhkust ei võta, siis see puhkus kunagi ka ei tule. Mul võib-olla ma just nädal aega tagasi käisin puhkusel, et sellepärast see puhkus ei olegi nii südamelähedane. Okay, siis küll, jah. Aga mis on teie suurim saavutus elus? Jah, see on sama tark küsimus, kui et mis on armastus või umbes seda laadi, et mis on kõige suurem saavutus. Ma arvan, et ei saa niisuguse inimesele öelda, et minu kõige suurem saavutus on see või see. Ma arvan, et hea saavutus on see, kui sa jõuad sinna, ma ei tea, teatud ikka ja võid öelda, et tegelikult on päris hästi läinud. Mina pean enda suurimaks saavutuseks ikkagi jällegi õpiku näide, et oma lähedasi, aga ilma pere toetuseta midagi saavutada on väga-väga keeruline, et kui sa ei taha minna tööle või töölt koju tulla ja midagi sind häirib, siis midagi saavutada suuremat on äärmiselt keeruline. Et me tegelikult tihtipeale veedame tööl või siis mingid ülesanded täitis rohkem aega kui kodus ja kui üks või teine logiseb nurgas, siis midagi suuremat saavutada on keeruline. Võin täiesti nõustuda. Aga milline on teie ideaalne päev? Ideaalne päev on see, kui ta hakkab heatujuliselt võib-olla ma ütleks, et võiks päike paista, et oleks valgust. Siis on alati rõõmus ja hea üles tõusta, et see päev oleks kindlasti sisustatud, et see päev oleks sisustatud vajalike ja mitte tühja tähjaga, kui me nüüd ei räägi puhkusest siin, eks. Siis, et selle päeva lõpuks tunneks, et sa oled midagi siiski ikkagi ära teinud ja et sa oled teinud ka mitte ainult endale, vaid sa oled teinud midagi ka teistele, mis see nii-öelda andmisrõõm on ka alati selline hea, mille üle on alati hea meelt tunda, eks. Ja hea päev on ka see siis, kui sa õhtuks tunned, et sa oled ikkagi natuke sellest päevast ka väsinud, sest siis sa oled enda sellest päevast ka ikkagi midagi andnud, et ei ole olnud ta kerge, et siis ja siis hea päev on see, kui sa magama lähed, et siis sul tuleb hea uni, et hea uni tuleb alati siis, kui hea päev on olnud. Muidu hakkad rähkled ja mõtled ikka, et midagi läks nagu valesti. Jah, ma nõustun selle viimase lausega, mis just Veljo ütles, et kui sa saad rahulikult uinuda, siis võib öelda, et su päev on korda läinud. Kui sa mõtled uinumisel või voodis olles oma igapäevase probleemi või töömõtted, siis see näitab seda, et see päev ei ole väga korda läinud. Aga mulle endale meeldib olla füüsiliselt aktiivne, liikuda, toimetada. Paraku mul läheb uni väga vara ära 4-5 vahel ja minu päev algab juba hiljemalt kella 5. Ja mil siis tegelikult koos kukkade ja kanadega tegelikult, et siis ma otsin endal tegevust, et kas lähen hommikut jooksma, kas vaatan mõnda tööasja, loen mingit raamatut, et jah, enam kui siis teised ärkavad. Ma pean kohe siinkohal küsima, kas sa teadlikult kuulud kella 5 klubisse? Ei, ma ei kuulu teadlikult kella 5 klubisse, vaid et
et mul on kuidagi siuke rütm sisse jäänud, et ma olen väga varakult üleval. Aga mis on teie hobid? No, hobisid on aja jooksul olnud päris mitmeid, eks, ja eks ma ütlen, enamus Eesti inimestele meeldib kindlasti reisida, eks ma ei saaks öelda, et peaks alati kaugel reisima. Minul on meeldinud lapsest saadik kalapüük, ma ei ole küll mingisugune selline fanaatiline kalamees, kes talviti istus kusagil jääaugus ja ootaks, et saaks sealt mõne pisikese kala. Aga mulle meeldib kala püüda siis, kui see käib sellise rahulikus õhkkonnas, hea ilmaga ja kui sellest võib niisugust rahuldust ja puhkust tunda, eks, ja ma ei ajagi taga, et ma peaksin väga suurt saaki saama, eks, aga alati on hea siis, kui natuke ikka võtab ka, et muidu läheb ka igavaks, eks. Aga lisaks sellele olen suusatanud ka tänu sellele väga palju, et lapsepõlves oli minu maja ees park, kus oli võimalik suusatamas käia, kus oli ka võimalik väike org, kus oli võimalik ka mäest alla lasta. Ja seal oli ka muud suusarajad, nii et minu jaoks võib-olla selline murdmaa ja mäesuusatamine mõlemad on niisugused head hobid. Hiljem on tänu võib-olla vanemale tütrele siin tekkinud väike tennise mänguhobi. Täna on meil ka oma väljak kodus olemas, nii et seda võimalik kasutada ja eks ma seal aeg-ajalt püüan olla. Aga need on sellised sportlikud hobid, lisaks sellele meeldib, ütleks niimoodi, mida rohkem ma sellega tegelen, seda rohkem võib-olla meie natuke kunsti koguda, kunstist lugeda, kunstist teada saada, natuke ütleme antiiki. Et see on tegelikult selline jälle, et esmapilgul ei olegi see ju lihtsalt asjade kogumine, kui sa sellega tegelema hakkad, siis seda rohkem hakkad sa sellesse süvenema, seda rohkem hakkad sa asjadest lugema, seda rohkem saad sa teada ja lõpuks on need võib-olla sellised kõik aspektid kokku pandud, mis sellest asjast teebki huvitavaks. Näiteks mingi hetk mulle hakkasid meeldima sajandi alguse vaasid, tänaseks ma olen neid kogunud ka ja ma arvan, et ma neid ei pea koguma tuhandeid, aga ma olen sellest saanud väga hea kogemuse ja nad mulle ka endale meeldib. Ja Simmo, kuidas sinuga on? Minu sportlikust poolest rääkides, siis ma olen ligikaudu 30 aastat mänginud korvpalli ja isegi päris kõrgel tasemel seda teinud. Aga viimastel aastatel üldse mulle meeldib meeskonnamängud ja on alati meeldinud, aga viimastel aastatel ma olen kuidagi siuksed individuaalsed spordialad enda jaoks leidnud, purjelauaga sõit, suusatamine, jooksmine, tennis, kuigi see oli individuaalne ala, aga seda saab ka individuaalseks alaks mingi määra pidada. Aga mitte sportlikus poolest siis lugemine, mitte küll ilukirjanduslikud raamatud, vaid siuksed huvi pakkuvad teemad, raamatud, artiklid, et nendel ikkagi ma üritan silma peal hoida ja uudisega kursis olla. Ja loomulikult mu siuke hobi on ja huviala on alati oma lähedaste tegelemine, et see võtab ka päris antud hetkel väga suure energia ära. Aga mis on teie lemmik reisisihtkoht? Mul on Hiiumaa Eestis, kus on mul väike pesakene ka, nii et. Jah, mina ütleks ka, ega lemmik sihtkohti peal, mina armastan Pärnut. Pärnu, super. Mõlemad mereäärsed. Just. Tartlaste kohta ikka öeldakse, et me oleme maarotid, nii et sellepärast ma juurde mere poole kisumegi. Aga mis on teie suurim tugevus ja nõrkus? Võib-olla minu suurim tugevus on see, et ma olen selline rahumeelne ja rahulik, et ma ei kiirusta, ma ei tee väga läbimõtlematuid otsuseid ja et ma püüan asju võtta rahulikult ja ka suhelda rahulikult. Et võib-olla selline tasakaalukus. Ja mis on kõige küsimus, mis on kõige nõrkus?
jah, nõrkus võib-olla on see, et ma väga palju ei ole harjunud ei ütlema, et ma pigem peaks seda rohkem tegema. Mulle meeldivad inimesed, kes liiguvad samas rütmis, kes tegutsevad kiiresti ja loomulikult selle juures käib ka märksõna korrektsus. Et ma lihtsalt ei saa töötada koos aeglaste inimestega, kes ei liigu samas rütmis, nagu ma ise olen harjunud liikuma. Et see tõmbab minu tempot alla ja pidurdab mu enda tegutsemisest ka samamoodi. Ja mis võib olla ka minu nõrkuseks tegelikult, et ma püüan selle kiirusega kohaneda ja kaasata enda ümber selliste inimesi, kes saavad aru, kuidas mingi eesmärgini jõuda. Aga see tihtipeale ei ole nagu väga kerge olnud. Siis ma ütlengi endale, et Simo, rahu, inimesed on erinevad. Et, ja nende erinevustest tulebki õppida ja nendega kohaneda. Ja tugevuseks ma ise pean inimeste kuulamisoskust. Et mulle meeldib inimesi kuulata, et tihtipeale rohkem kui ise rääkida, et kuulates tegelikult saab aru, mis inimese tegemist on ja nii ongi. Aga kes teid igapäevaselt inspireerib? See ei ole jälle, see on selline küsimus, et kui me jälle õpikust vaataks, siis vanasti vähemalt nõukogude ajal mida pidi vastama, siis inspireerima pidi meid tookord partei ja valitsus. Enam meil sellised erakondi ja valitsus ei ole, kes meid iga päev inspireeriks, pigem me need aegad ikkagi põhjame ja võib-olla põhjame ka niisuguse põhjendusega, eks, aga inspireerib võib-olla, mis sa öelda, kes, vaid inspireerib võib-olla mis, isegi inspireerib see, et tahaks nagu midagi ära teha ja inspireerib ka see, et saada aru, et ega see, et meie eluiga tasapisi pikeneb, ei tähenda see, et meie elu on igavene, et alati on ikkagi hea meil sellest, mida rohkem sa suudad elus ära teha, selle rohkem oled sa sellega ka rahul, eks, et inspireerib, jah, ma arvan see, et tahaks midagi ka ära teha, et see päev ei läheks lihtsalt looja. Antud inspireerivad meid ja mind kindlasti konkurendid, kes tegelikult, kui on tugev konkurents, siis alati oled sa nii-öelda võitlusvalmis ja andma endast 110%. Et mina pean nimesi nimetamata või ettevõtte nimetamata 3 inspiratsiooniallikat enda jaoks väga oluliseks. Kes asuvad, üks asub seal Rakvere lähistel, üks asub Valga lähistel ja nii edasi. Ma ei tea, kellest juttu on. Mina kommenteeriks, need on väiksed nõelad tal sellises torgivad, tagant torgivad, ütleme. Küsin siis viimase küsimuse, et mis teie arvate, kas tehisintellekt võtab varsti võimust inimtööjõule? Ma loodan, et ei võta. Ma arvan, et on kohti, kus see tehisintellekt on täiesti asjakohane ja kus ta võikski töötada ja teha, eks. Aga kui nüüd öelda sellest, et ta inimesest juba võimust võtab, siis ma arvan, et need kartused, mida täna siin juba on väga palju kuulda, et seda ei tohiks kuidagi lasta juhtuda. Et kui see tõeliselt peaks juhtuma, siis ongi tõesti midagi väga halvasti. Et ma arvan, et siin tuleb mingi piir leida, kus see piir täpselt jooksib ja kuidas seda leida. Jah, ma ennast ei pea nii suureks spetsialistiks, et ma oskaks seda öelda ja kui ma oskaks seda öelda, siis ma oleks ka tõenäoliselt istuks võib-olla veelgi prestiižimas seltskonnas ja avaldaksin oma arvamust, aga ma arvan, et ei peaks. Ma arvan, et lähima 10 aasta jooksul kindlasti tehisintellekt ei võta võimust, küll aga see aitab olulisel määral kiirenda või paranda teatud protsesse. Lihtsalt näide, et me isegi oleme teinud siin mõningad hiljutisi reklaame tehislink ChatGPT kasutades näiteks, et lihtsalt proovimise mõttes, aga päris huvitav väljund tuleb sealt juba, nii et
me ei tea, mis tulevik toob ja me ei tea, kui kaugele see tehisintellekt on võimeline arenema, aga jah, praegusel hetkel on juba praegu suureks abivahendiks olnud see. Ma kohe küsiks siis, et kui olete kasutanud tehisintellekti reklaami tegemiseks, et kas on näha ka, et see reklaam siis levib paremini või kaugemale? Kuna me oleme seda 6 aega kasutanud, mõned üksikud tööd teinud, siis seda on veel liiga vara öelda, et eks elu näitab, mis see tulevik toob, et praegu prognoosida ei oska. Et ma lihtsalt kommenteeriks, jah, tehisintellekt, kui ta aitab sul, väga palju meil on igasugused paberitööd ja asju ja kui selle baastöö teeb ära sinu eest tehisintellekt, siis see on väga, väga hea. See osa sellest on kindlasti väga teretund ja seda järjest juurutatakse ja kasutatakse, mitte et ma peaksin, ma ei tea, läbi töötama tohutu hulga materjali, et saada mingi baas, mille põhjal siis hakata edasi. Lihtne on see saada tehisintellekti vahendusel ja siis oma mõtted ja mõisted sinna juurde lisada. Et see osa kindlasti on väga, väga süvenev lähiajal. Jah, aga nüüd olemegi jõudnud teise osa lõppu ning liigume siis meie viimase osa juurde, kus räägime natuke teie edasisest karjäärist. Et kui te lõpetasite ülikooli, kui lihtne teil oli peale seda leida endale esimene töökoht? Minul oli väga lihtne leida. Sellel oli suunamine ja majandusteaduskonnast enamik noormehi suunati Nõukogude Liidu kaitseministeeriumisse. Ehk meile anti ohvitseri auaste ja saadeti meid aega teenima siis Nõukogude armeesse. Minulgi tuli see läbi teha, sest et minu kursused lihtsalt meid lõpetas selliselt, et ma olin nagu ainuke valik, kes sinna sõtta võis ka minna. Selle armeeteenistuse ma tegin ka läbi, oli see küll päris kaugel, olin taga Kaukaasias, vahepeal käisin ka uudismaal, nii et 2 aastat seda kohustuslikku suunamist läks minu jaoks ilma minu käest küsimata. Ka mul oli suunamine, aga see ei olnud ühiskondlikust survest tingitud suunam, vaid see oli mu kadunud isa suunamine, mitte käsk, vaid suunamine. Ja olles siis statsionaarses õppes magistris, ma hakkasin käima poole kohaga näolihaldustööl, mis oli äärmiselt keeruline, sest et jagada oma aega kooli ja töövahet oli ja on väga-väga väljakutsed oma ettevõtmine. Aga ma olen üliõnnelik, et ma olen sattunud sinna, kus ma täna olen. Velja, ma nüüd küsin konkreetselt sinu käest, et sina omal ajal erastasid salvesti. Et kuidas see protsess üldse välja nägi või millised takistused sul olid? No ma räägiks sellest protsessist natuke laiemalt. Tegelikult Eesti Vabariigi saabudes oli selge see, et vana kord, kus kõik kuulus riigile, ei säili. Eks siis hakati ka erastama kõiki riiklikke ettevõtteid. Ja kõige esimeses voorus püüti muidugi lahti saada nendest, millega oli kõige raskem hakkama saada ja mida riik lootis, et keegi tuleb ja seab seal korra majja. Salvest tolleaegne säilis oli üks nende seas tegelikult ja pakuti seda rahvusvahelises voorus keda kõige ostma ei tulnud teda. Ja siis oli see võimalus ka siin koha peal ostaks. Sai tehtud koostööd kohalike töötajatega. Me tegelikult tegime aktsiaseltsi Salvest, millel oli palju osanikke, oli osanikke ka töötajate seas. Töötajaid oli seal võib-olla torgorral 250, ma arvan. Enamus töötajatest hakkas ka aktsionärideks. Ehk lootus oli see, et kui ma olen aktsionär, siis mulle säilib töö. See oli nagu see esmane, mida loodeti. Sest et kui ma olen ise nagu omanik, siis võiks ma ka tööle jääda. Seda erastamist viis läbi erastamisagentuur. Erastamisagentuur tegi enam pakkumisi, kes siis tahtis, saatis teatud kuupäevaks need soovid sinna. Ka teises voorus tunnistame, et peale meie ühtegi pakkumist ei olnud.
eks, sest tegelikult eeldati, et sellised ettevõtted nagu Salvest ei suuda jääda või tolleaegne säilis, vaevalt, et ellu jäävad. Noh, ma ei tea, paljudest tänatest kuulajatest, vaatajatest on omal ajal tööl käinud nendes nõukogudeaegsetes ettevõtetes, et mina ka kunagi käisin Salvestis pool päeva tööl, ma ei tea, kas see oli mingi suunamine vist, et pidi käima ettevõtetes abis. Ja pärast seda ma mõtlesin, et ma sinna kunagi elus tagasi ei lähe, sest ma tõstin seal väga raskeid 3-liitriseid tomati mahlapurke, mis olid väga rasked ja see töö oli selline, et ma mõtlesin, ma elu sees ei tahaks seda tööd teha. Aga siis me siiski tegelikult, meie pakkumine võitis, meie pakkumine oli ka päris hea hinnaga isegi, me oleks võib-olla võitnud ka väiksema pakkumisega. Aga just loodeti, eesmärk oli see, et see ettevõte jääks ka püsima ja no, eks me siis tegimegi oma esimesed äriplaanid. Noh, ma lugesin hiljuti just seda äriplaani, mida me olime teinud siis selle töötajate kollektiiviga, eks, et tahtnud ajasta mind tänapäeva mõttes naerma, kui oli üles loodud, mida me teeme, kuidas teeme ja ega seal midagi tarka kirjas tegelikult ei olnudki, eks. Ja noh, ega siis alguses ei olnud ka kerge, sellepärast, et ega pangad ka seda sorti ettevõtteid ei tahtnud väga toetada. Noh, mõtleme, analoogsed ettevõtteid nagu Salvest oli ka Lätis, Leedus, nad kõik läksid pankrotti, läksid hingusele, neid ei jäänud. Aga võib-olla võtsime asjast õigest otsast kinni, alustasime nii, et kvaliteedi parandamisega, alustasime töö tegemisega, mõned tutvused ka muudest äridest olid mul juba tekkinud ja Rain Tamm oli tol ajal siis, kes oli nõus siis teema meile ka niisuguse analüüsi, mis oli siis mõeldud pankade jaoks ja me siiski suutsime pangad ära veenda, et me saame hakkama. Ja tasapisi hakkasime tegutsema. Ütleme nii, et pärast paari aastast tööd juba meie poole vaadati nagu ikkagi, et sellest võiks kuidagi asja saada. Noh, raske oli meil võib-olla nende investeerimiskohustuste täitmisega, aga seal me leidsime ka võib-olla väikeste kavalustega lahendusi. Mitte sellepärast, et me neid investeeringud ei oleks teinud või teha tahtnud, aga iga aasta nõuti ka siis tegemata investeeringute pealt ka veel mingisugust garantiikirja, mida tuli panga käest saada, mis maksis ja mis tahtis jälle omakorda tagatisi, et ega see algus kerge ei olnud. Aga jah, ütleme nii, et alustasime kvaliteedist, tegime kvaliteedi paremaks, tegime välimuse paremaks ja ma usun, et selline tasapisi tegutsemine kandis miljoni, et ma olen tänulik nendele inimestele, kellega me koos tol ajal tegime, et need mõtted ja see töö sai selliselt ära tehtud. Küsin nüüd teilt mõlemalt, et olete mõlemad tegelikult tippjuhid, et milline peab teie arvates olema üks hea juht? Ma arvan isiklikult, et ta peab olema kindlasti empaatiavõimeline. Ehk siis igapäevaselt inimestega, järjekordse inimestega suheldes peab inimene või juht mõistma, mis on ühe või teise inimese mure, et teda oskama kuulata ja alles siis oskama omapoolseid lahendusi välja pakkuda. Et kui ei saa süvitsi aru, mis on inimese soov, mure või seisukoht, siis sealt võib tulla väga-väga valesi otsuseid. Et jah, empaatiavõime on kindlasti üks peamise märksõnu minu poolt. No, ütleme, et eks neid hea juhi iseloomu omandusi on väga palju. Ei saa öelda, et üks peaks teist ei ole ainult prevaleerimaks, et hea juht on esiteks kõigepealt see, kes ütleme nii, et vastab tema alluvate ootusele. Kui see juht on kuidagi teistsugune, kui inimesed ise või töötajad ootaksid, siis tal on väga raske tegutseda ja töötaja, mis see täpselt sisaldama peab, on veel omaette küsimuseks. Et kindlasti see juht ei tohi olla, mina ei poolda päris autokraatseid juhte, aga ma ei poolda ka seda, et siis kui vaja otsustada on, et ei ole kedagi, kes otsustaks. Et juht peab olema otsusekindel, aga kaasama teisi ka otsuste tegemisel ja mis väga tähtis on see, et peab ka nendele, keda kaasatakse,
selgitama ja selgeks tegema, miks mingisugust otsust tehakse, miks see vajalik on, miks just nii, mitte teistmoodi ja et kellelgi ei jääks need otsuste tegemisel arusaamatuks, et esiteks missugune see otsus on ja mida peaks tegema ja teiseks ka siis seda, et oleks võimaluse korral alati see konsensuslik arusaamine, et nii peab olema. Kindlasti peab juht olema karismaatiline, et inimesed tahavad ja soovivad tema järgi joonduda. Seda kahjuks igaühele kaasa sünnipoolelt ei anta ja seda ka väga raske endas kasvatada. Seda on võimalik natuke arendada ja ma arvan, et need juhid, kes on, siis peaks ka sellega natukene tegelema. Ja ma ütleks, et need hea juhi omadusi, ma arvan, iga inimene teab ka ise, kellel on mõni juht olnud, et mida juhilt oodatakse. Üheselt siin ei olegi, ma arvan kindlasti mingit ühte iseloomu joont. Ma arvan natukene, et hea juhi omadused on siin aastatega muutumas ka järjest erilisemaks, et hiljuti osaledes ühel Saksamaa seminaril toodi üks hea näide Saksa autotöösturi juhist, kui tuli tööle turundusklubi üks asutajatest ja siis inimene oli töötanud juba 40 tundi nädalas ära, käes oli neljapäev, oli öelnud juhile, et ma nüüd reede tööle ei tule. Mida siis juht vastas? Et ma lähen, ta ütles, et ma lähen nüüd Alpidesse suusatama. Juht vastas, et kas ma võin ka kaasa tulla. Mitte see, et kuhu sa lähed, et töö on sul veel reede tegemata, aga tegelikult alluvate juhtide soovid ja ootused on tegelikult üha rohkem ka muutumas tegelikult. Tõsi. Aga ma olen nõus sellega, et juht võib olema karismaatiline ja juhi järgi peavad teised alluvad ennast paika sättima. Teil mõlemal on olnud ka tegelikult päris pikk karjäär ja ma olen päris kindel, et selle aja jooksul on teil tulnud ka kriis ette. Et milline on olnud teie suurim kriis karjääri jooksul ja kuidas see lähenes? Ma arvan, et kõige suurem kriis oli võib-olla kusagil aastatel 98. Eks ilmselt siis langesid kokku päris mitmed sellised asjaolud. Esiteks enne seda oli tohutu, kuidas ma ütlen, aktsiatesse armine. Kõik investeerisid aktsiatesse ja kõik aktsiate hinnad muudkui tõusid. Analüütikud, kes siis panga analüütikud, kes siis iseloomustasid, mis siis juhtub, siis kõik olid need on alahinnatud, need sa ei saa neid kätte ainult osta ja tee midagi. Ma kujutan ette, et enamusel tolleaegsetel ettevõtjatel, kes olid alustanud võib-olla siin 89, 8 ja 90 algul olid teatud vahendid kogutud ja kui sa siis selle said panna, ma ei tea, mis siin oli ettevõtted mitmed, ma ei räägi isegi mitte pankadest ainult, vaid ka pangad kindlasti, ka see Ühispank ja Hansapank aga siis oli palju teisi ettevõtteid, mis olid tolleaegses börsil. Ja ettevõtjad investeerisid neisse ja siis, kui mingi hetk tuli see niisugune kolinal kukkumine, siis kukkumine oli ikkagi väga valus. Need aktsiad kukkusid, ma ei tea, mõne päevaga üle 30% ja lõpuks võib-olla 100%, eks, et ses mõttes ka ma täna ei ole mina läinud oma aktsiaportfelli soetama. Ma ei ütleks, et seda ei tohiks teha või peaks tegema, aga ma olen leidnud teisi teid, kuidas oma rahalisi vahendeid investeerida ja neid ise teenima panna, mitte ootama seda, et ma ostan mingi ettevõtte aktsiaid ja siis ootan, kuidas need hinnad tõusevad. Tõsi küll, igal inimesel ei ole võimalust sellist, et ma tegelen siis ka tootvate investeeringutega. Paljud investeeringud koguvad oma sääste ja investeerivadki aktsiatesse, mis on ka võib-olla nende seisukohad ainukene lahendus ja kui nad teevad seda sellise konservatiivse lähenemisega, siis kindlasti on see mõistlik. Aga sel ajal ma ütleks niimoodi, et mitte mina, vaid ma räägin päris panga analüütikutest, kes käisid nõu küsimas, siis
seda aktsiat sa ei saa tagasi osta, seda ka mitte. Ja lõpuks, kui nad siis pariksid nulli kukkusid, laiutasid käsi, ega nad ka midagi teavad. Tegelikult kõik õppisid siis. Ehk mis tulemus oli? Tulemus oli see, et eks siis kõigepealt aktsiahinnad tõusid, nendele võeti võimendused. Võimendus tähendas seda, et sa nende aktsia tagatisel said veel raha ja sellest ostsid veel aktsiaid ja siis tekkis mingisugune nii-öelda suur portfell ja mis siis nagu lummepallina kokku kukkus, ega sellepärast ei tähendanud seda, et sa ei pidanud neid nii-öelda võimenduse laene siis tagasi maksma. Et mingi hetk tekkis selline situatsioon, kus oli nii-öelda võlakoormus suur, tuli maksta raha nii-öelda valede otsuste eest ja see pani nagu seisma sellise muu äritegevuseks. Ma sain sellega hakkama, midagi hullu ei juhtunud ja ma ütleks, et võib-olla ma ei olnud ka kõige suurem riskijaks, aga see oli selline periood, kui oli tõesti võib-olla väga närviline aeg. Nõo lihatöösse üldse nagu toiduainesektori jaoks on tegelikult viimased 3 aastat olnudki üks suur kriis. Et alustades koroonast, jätkates siis sõja ja energiakriisiga, et kõik võimalikud sisendite hinnad, tarneahelad, kõik on nagu muutunud ja paljud tarneahelad täitsa kokku kukkunudki. Aga samas me tegutseme mõlemad toiduainetööstuses ja inimesed söövad, inimesed peavad sööma, samas inimesed teevad valikuid üha rohkem, aga me oleme jätkuvalt ja järgime oma igapäevase töös põhimõtted, et kui see on kriis, siis tegelikult sellest kriisist tuleb õppida ja kriisiga tuleb kohaneda. Et siin on tegelikult igal ettevõttel omad võimalused, kas näiteks turuosa kasvatada, kas vaata üle, kuidas kulusi kärpida, kuidas efektiivsemaks muuta. Et kui on kõik hästi, siis ettevõtted tavapäraselt ei kipugi arenema ega investeerima jätkusuutlikkusse, vaid neid kriise tuleb targasti ära kasutada ja neid kriise tuleb juhtida enda vaatevinklist nagu lähtuvalt. Et me ei tea, mis on see 4., 5. ja 6. aasta, aga need 3 aastad on olnud väga töine, väga kiire ja probleemide rohke periood. Läbipõlemine on ka tänapäeval väga populaarseks teemaks. Kuidas teie hoiate oma meeskonda motiveerituna? Igapäevalt tegeledes, kas siis inimestega on see kõige tähtsam, et sa pead iga päev inimestega suhtlema ja nende mured ära kuulama. Kui võimalik, siis ka lohutama, aitama. Kui ei ole võimalik, siis mõtlema koos, mida siis ette võtta või mida teha. Eks, et see motivatsioon peab inimesel kogu aeg olema, et ta tegelikult ei näe, et tal on lootusetuse tunne. Et kui see juba tekib, et teen ja pingutan ja midagi välja ei tule, et siis on juba see, nagu see kõige viimane staadium. Ja see ongi siis võib-olla see, et see peab järjepidevus olema. Seal ei tohi auke siis sellest. Kui lennukis midagi juhtub ja pannakse maskid ette, kellele kõigepealt maski ette tuleb panna? Iseendale just nimelt. Et kui ise endale maski ette ei pane pildikud öeldes ja hakkad ise läbi põlema, siis sa tegelikult tõmbad kaasa kogu oma meeskonna. Et kui sa suudad endaga tegeleda, suudad läbipõlemist vältida, siis tegelikult sa suudad ka motiveerida oma alluvaid ja oma partnereid, et see on nagu iga juhi väga oluline oskus vältida enda läbipõlemist. Et see tõmbab paraku ka teisi kaasa. Aga Simmo, ma küsin nüüd konkreetselt sinu käest, et sina juhid pereettevõtet, eks ju. Et kui suurt vastutust sa tegelikult tunned selle töö ees? Tänase päeva teine hea küsimus. Jah, ma tunnen kindlasti vastutust, aga igapäevaselt ma ei mõtle selle peale, et tegemist on pereettevõtte või siis pereettevõtte juhtimisega, vaid et ma pigem näen seda selliselt, et see on üks pere või siis sõprade kogukond, 250 töötajat, kes me kõik oleme, et me hoiame kokku, me oleme ühise eesmärgi nimel väljas ja me vastutame kõik oma eesmärki täitmise pärast, et sisuliselt ega ainult see 250 töötajat, kes meil igapäevaselt tööl on, me ei vastuta ainult nende eest. Me vastutame ka nende lähedaste, sugulaste, tuttavate ja see valdkond on veelgi laiem.
rääkimata siis ühiskondlikust või siis piirkondlikust panusest, et jah, see vastus on väga suur. Räägime siis lõpetuseks natuke ka toiduainetööstusest üleüldiselt. Praegu on metsik inflatsioon. Mis mõju on sellel olnud teie ettevõtetele? Noh, eks see inflatsioon on, mis siis meie ettevõtetele ütleme, nii et eks meie kõik sisendid, alates siis teadaolevatest, ütleme siin energeetikast ehk see elektrist ja gaasist on kallinenud. Noh, tänaseks on hinnad natukene allapoole tulnud, aga seoses sellega tekkis olukord, kus kõik, kes kasutavad energiat, gaasi, elektrit, tõstsid hindu, tõstsid neid märgatavalt. Et see tähendas seda, et kõik, mida sa tahtsid sa pakendit, tahtsid sa, ma ei tea, klaaspurki või mida, nende hinnad tõusid drastiliselt. Omajagu mõjutas seda ka see võib-olla, et selle seoses Ukraina sõjaga langesid ära mitmed sellised tooraine ja materjalide liinid, mis töötasid kas või siis läbi Valgevene või Ukraina või ka toodi Venemaalt. Noh, siin ütleme põllumeestel eriti just väetised ja mis tingis omakorda siis viljahinna tõusust, lihahinna tõusu, eks, et kõik need toorained meiegi kasutame ju näiteks Simmul on ainult liha, meie kasutame ka liha päris palju, ostame ka nõu käest midagi. Et kõik need sisendi hinnad kasvasid mitte 5-10, vaid 30-40%. Noh, näiteks mina Salvesti baasil võin öelda, et kui me ostsime varem Valgevenest purki, siis klaaspurki, kes klaasi tootmist teab, siis et see on puhas energia ju tegelikult. See klaasi tootmine ei seisku kunagi, seda masinat ei jahutatagi maha, ega ole võimalik maha jahutada, et see peab kogu aeg toodang tulema. Et kui see nüüd katkes ära, siis jah, mingi ostke siis Poolast või ostke Soomest, aga need ettevõtted väga hästi tunnetasid seda, et kusagilt on mingisugune tootjad ära kukkunud, mida ei saa kasutada. Ka nendel olid hinnad tõusnud tänu energiale, aga nad kasutasid ka situatsiooni ära, eks, et tahad siis osta sealt ja osta sellise hinnaga, eks. Ehk need sisendid, mis kõik on täna tulnud, on nii palju tõusnud, et täna toiduainetööstused, ma julgen väita, et ikkagi rõhuv enamus nendest ei ole, noh, ütleme, et nad võivad teenida olla kas kusagil nullis või väga väikses kasumiseks. Aga nad ei ole kõike seda, mis see sisendite hinnatõus tähendanud, ei ole veel tegelikkuses lõpphinda suutnudki ära panna. Ja kas kunagi suudavad, ma ei tea. Me oleme siin teinud mitmesuguseid samme, et oma efektiivsust tõsta. Kõik võimalik, eks, alustates sellest, et rohkem energiamahukad tooted kas siis välja võtta või leida nendele siis paremad režiimid tootmiseks, mis võiks kulutaks vähem energiat, siis otsinud teisi hankijaid, kust oleks võimalik saada siis, ma ei tea, siis on siis pakendit, on siis mingid muud toorainet, et leida võimalikult soodsamaid. Ega see kerge ei ole, eks, ja tahes tahtmata me neid tegelikult, midagi oleme saanud teha, eks, aga midagi kindlasti on jäänud ikkagi sellele hinnatasemele, mis oli. Loota, et nüüd lastakse hinnad alla tagasi, see lootus on suhteliselt väike, ma arvan, et mingil määral jah, võib-olla siin viljahind kusagil langeb, leitakse teised väetised, toojad ja põllumees saab oma toodangu toodetud võib-olla natuke odavamad, aga põllumees kergelt seda hinda vanale tasemele kindlasti ei too, et ses mõttes ei ole meil sugugi lihtne, et me oleme nagu kahe kirve vahel, ühelt poolt on tarbija, kes kindlasti ei taha hinnatõusu, ja teiselt poolt on siis hankijad, kes igapäevaselt võivad seda hinda üles suruda. Et me tegeleme sellega ja püüame nii palju, kui vähegi meist võimalik on, aga me peame mõtlema ka sellele, et meile räägitakse väga palju sellest rohepöördest, mis rohepööre tähendab meie jaoks ikkagi tohutus mahus investeeringuid. Me peame üle minema, ma ei tea, väga kallitele, aga ka võib-olla uute seadmetega teostatavatele pakenditele, eks, seoses plasti likvideerimisega tootmisest, siis igasugused muud nõudmised, mis selle
selle pöördega kaasnevad, on väga investeeringute mahukad, eks. Ja kui meil nii-öelda need kasumid on praktiliselt nullis või miinuses, siis ei ole neid võimalik teha. Eks. Me peame mingil määral ikkagi need oma kasumlikkust tõstma ja kui siin võrdlesime, ma siin eile vaatasin just kas või 21. aasta võrdlusi, eks, et kui 21. aastal siin meie metsatööstus ja puidutööstus, mis oli nende jaoks hea, teenisid siin, ütleme, 22%, 19% puhast tootlust käibest. 100 miljonise käibe juures 22 miljonit kasumit, see oli nagu tavaline, siis meie toidutööstuses hea, kui sa saad mõne protsendi, eks. Ja täna räägivad puidutööstused, kuidas nendel on äärmiselt raske, sest ei ole seda odavat puitu, ei ole odavat energiat ja tõenäoliselt ongi puidutööstus üle investeeritud, et meil ei olegi võimalik sellist puidutööstust sellisena ülal pidada, eks. Aga sellised nii-öelda kasuminumbrid, mis täna toidutööstustel on, see ei ole jätkusuutlikud, nii et me tahes tahtmata selle hinna tõstmisega veel mingi aja tegeleme ja kui palju, see sõltub, ma ei tea, mitte ainult meist. Kui ma õigesti mäletan, Veljo on kunagi öelnud, et see ettevõte või toiduainetööstus, kes lõpetab eelmise aasta nulliga, vähemalt nulliga, on oma diplomit väärt. Neolihatööstus paraku ei saa diplomit. Ehk siis ajaloos esimest korda me oleme lõpetanud miinusega. Tõsi küll, sellel esimesel kvartalil on natukene energiahinnad stabiliseerunud ja alla tulnud, aga kõik võimalikud muud komponendid, nagu ka siin Veljo mainis, lihahind, pakendid, erinevad abimaterjalid, need on jäänud samal tasemel, kui mitte isegi ei tõusnud, et tegelikult toote omahinnast 72-3% sõltuvalt tootest moodustab toorena ise. Ja tihtipeale seda mõjutada on äärmiselt keeruline, sest et me tegutseme kõik avatud Euroopa turul, me sisult kaupleme börsihindadega ka liha puhul. Ja mis meil üle jääb, et efektiivsemaks muutuda, otsida eksporti, sest et nii suures või väikses turul, nagu me Eestis oleme, ellu jääda, kus tegutseb ligikaudu 40 erinevat lihatöötlemisega seotud ettevõtet, on äärmiselt keeruline. Et eksport ja lisandväärtuse tõstmine on tegelikult olnud meie viimase 5 aasta märksõnad igapäevases töös. Kuigi see ei ole kerge, sest et me asume geograafiliselt väga-väga keerulises positsioonis, sest et ülespoole riikides Soome poole, Rootsi poole on väga tugev koduturukaitse, ida poole me ei saa minna ja mida riik alapoole, Läti, Leedu, Poola, seda odavamaks tegelikult toodete hinnaootus läheb. Et seetõttu siis on väljakutsed kui palju, et mille nimel me näeme vaeva ja tööd, on see, et tekitada toodetele pikem säiluvusaeg, ilma igasuguseid lisandaineid kasutamata ja loomulikult tooted peavad olema maitsvad, apetiitsed ja säilima ka toatemperatuuril. Et kui need tingimused on tagatud, siis on võimalik ka leida potentsiaalne klient kuskilt Lääne-Euroopast, aga see ei ole kerge ja tihtipeale need läbirääkimised võtavad aega aastaid, kui mitte isegi rohkem. Et ja lisaks on suureks väljakutseks ka jätkuvalt tööjõuolukord, et häid spetsialist, kes tahaks töötada esmaspäevast pühapäevani ka õhtustes vahetustes ja öistes vahetustes, nagu lihatööstus paraku on, külmades ja niiskedes keskkondades leida on äärmiselt keeruline. Jah, kontori poole peale kandidaate on väga palju. Et sinna on lihtsam leida, aga nagu päris töötegijaid on olnud ja on jätkuvalt keeruline. Et me võtame inimese, koolitame ise ta välja ja ei ole välistuta järgmine või ülejärgmine aasta meilt ka lahkub, et inimeste hoidmine on väga oluline. Et siin sa mainisid natuke ka tootearendus praegu, et kuidas näiteks teil näeb välja üldse tootearendusprotsess? See on mu lemmikküsimus, sest see on mu väga südamelähedane teema, mille osas me võiks siia eraldi teemaploki püstitada. Tootearendus on meie mõistes alates, kuidas see aega üldse võtab, et kui palju see aega võtab, on sisuliselt 2 päevast kuni 5 aastani on selline periood. Et kui me näeme turul
mingisugust potentsiaalset toodet või on kliendid meie poole pöördunud, siis me kaalume läbi kõik võimalikud liinid, vaatame, kas liinide peal on võimalik antud tooteid toota, kus on pudelikaelad, seda peab hästi palju järgima. Ja mis on toote USB, ehk siis mis on unique sales point, eks ju. Et kui seda ei ole, siis tootega turule minna on väga-väga keeruline. Ja mida me näeme tänapäeval on see, et toodete eluiga muutub järjest lühemaks. Et kui varem ikkagi toode püsis keskmiselt turul 4-5 aastat, isegi rohkemgi, siis nüüd ei ole üldse arv juhus, kui toome näiteks grilltoote suvel turule. Selle müügiperiood on aprillist augusti lõpuni, jälle septembri keskpaigani, järgmine aasta seda toodet enam ei ole. Et väga-väga kiiresti vahetuvad just hooaja-tooted ja üha rohkem on keeruline saada toodet ka tavatoodet sortimenti, sest et väga tugev konkurents on lisaks sellele, et meil on väga tugevad enda tootjad olemas, tuleb ka Leedust, Lätist, Poolast private label toodet meie turule, mis omakorda tõstab siinsete toidutootjate keerulist olukorda veelgi. Ja seetõttu me peame väga-väga täpselt teadma, mida ja miks me mingisugused tooted tahame teha. Ega nõolgi on tooted portfellis ligikaudu 700. See on äärmiselt palju ja väga palju tooted on sellised, mida me tegelikult jaes ei müügi, ongi Oreka sektoris ainult. Et me hea meelega teeksime 10 toodet, aga seda 10 toodet sellises väikses regioonis, nagu me siin oleme, turustada, on võimalik, aga sellist käivet tekitada kindlasti mitte. Aga milline võiks teie arvates olla üldse Eesti toiduainetööstuse tulevik? Kas on siin mõtet üldse toota või kõik lähebki kuskile mujale? Ütleks nii, et kui soovidest rääkida, siis ta võiks kindlasti ilus olla. Ma arvan, et me elame sellises kliimavöötmes, et me toitu tootnud oleme ja jääme. Et meil on ikkagi suhteliselt hea põllumaa, mis vajab kasutamist, meil on väga hea piimatootmine, meil on väga head karjamaad, et võimalus päris algset tooret toota on meil olemas. Ja meil on olemas ka väga hea kogemus ikkagi. Eesti toiduainetööstus on üks neid, mis on aastaid Eestis olnud ja ma loodan, et ka jääb. Eks. Ja mis on veel oluline, on see, et ajapikku ka need viimased kriisid on tegelikult viinud ka meie ütleme siis juhtorganid arusaamisele, et toidutööstus on ka üks strateegiline tootmisharu tegelikult, et me peaksime ikkagi olema niisugused, et me suudame ise enda rahva ära toita ja toita ära mitte ainult siis, kui kõik hästi läheb, vaid toita ära ka siis, kui on meil mingisugused jamad, et ka kriisiperioodidel, et seetõttu on toidutootmisel hakatud tähelepanu pöörama ja ma usun, et toidutootmine Eestis on ja jääb, eks. Ja meie kohus on tegelikult selle eest hea seista, nagu Simmo siin ütles, tegeleda tootearendusega. Ma ütleks, et kes on käinud Eesti parima toodete konkursil, siis tea, kui palju sinna iga aasta tuleb uusi tooteid, mis sinna esitatakse ja kui eripärased nad on. Ja nendest enamik tegelikult ongi sellised, nagu Simmo ütles, et nad on turul võib-olla aasta, võib-olla paar ja kaovad. Aga midagi neist jääb ja need, mis jäävad, on sellised need üksikud, eks, ja nendest kujunebki mingil määral välja kunagi see klassika. Ehk toidutootjad katsetavad, proovivad ja on huvitav midagi uut maitstaks, kes siis ka kodus süüa teeb. Täna panin soola natukene vähem, lisasin seda, jälle tuli teistmoodi, eks meiegi proovime samamoodi teha ja ka tarbija on ajaga vaja tootjatel kaasas käia. Kunagi ei pööratud tähelepanu sellele, palju sul on seal rasva, palju on soola, palju on midagi muud, vaid peamine oli sellest, et ta oleks maitsev ja saaks kõhu täis, eks aeg on edasi läinud, nüüd hakatakse tervislikkusele järjest rohkem rõhku panema, et on need tooted läinud moodi, samas see tervislik toode ei pruugi maitseda sama hästi kui
kui vana, eks, et tahaks ikka seda sama maitset, aga tahaks nii, et siis uut ja tervislikumut, eks, et ehk need üleminekud on väga sellised valulised ja need ei saa teha päeva pealt, eks, et kas või see soola vähendamine, kui üle 30% tootest soola vähendada, siis juba inimene ütleb, et see ei ole see toode, ma ei taha seda, eks, et seda peab tegema aastatega ja kui inimeste harjumused nende aastatega kaasas käivad, siis ka nii on, eks, et lõpuks võib-olla see, mis oli 20 aastat tagasi, inimeste ütles, et ma seda ei taha üldse, siis täna öeldakse, et see on midagi väga maitsvat ja harjumuspärast. Et me sellega peame kaasas käima kindlasti ja kindlasti käime, et kes on käinud siin meie naaberriikides, siis ütleme nii, et ega Eesti toidupoes näiteks leiva ja ma ei tea, mõnede toodete valik on selline, et ma ei tea naabrite juures kellelgi sellisteks, et võib-olla me kohati isegi pingutame seal oma soovidega üle, aga see näitab seda, et meil on väga palju tootjad, nad on kõik väga püüdlikud ja tarbija sellest kindlasti võidab. Et ma arvan, et Eesti toidutootmisel on tulevik. Jah, ma olen 100% nõus Veljaga, et Eesti toidutootmisel on tulevikku. Seda enam, et jätkuvalt ligikaudu 90% Eesti maalastest eelistab ikkagi kohaliku päritolu toitu ja tooteid, mis on nagu hea. Tõsi, viimastel aastal natukene see trend hakanud langema, aga see on võib-olla tingitud sellest jällegi, et erinevad private label tooted on siia turule üha rohkem tulemas ja tulnud. Aga me ei saa üle ega ümber toidu julgeolekust ehk enda tootmisest, enda toiduainete tootmisest, kasutamisest. Et kui me seda ei ole, siis me ei saa tagada ka toidu julgeolekut. Et erinevates toorainetes, mis puudutab näiteks piima, isevarustatuse tase on nagu väga hea, viljatoodete osas samamoodi. Aga kui me räägime näiteks lihatoodetest või liha tootmisest kui sellisest, siis tegelikult sealiha on Eestis puudu peaaegu pool see kogu vajaminevast kogusest. Linnulihas on see olukord veelgi hullem, et veiselihas on isevarustatuse tase rohkem, kui me suudame ära tarbida. Aga traditsiooniliselt on veiseliha eestlane armastanud vähem süüa kui sea või siis linnuliha näiteks, et nii see on. Aga podcast hakkabki meil nüüd läbi saama ja küsin lõpetuseks ühe küsimuse veel, et kui saaksite anda praegu noortele ühe soovituse, et nad jõuaksid ka oma alal tippu, mida te ütleksite? Mina ütleks, et esiteks tuleks kindlasti õppida. Õppige siis, kui on õppimise aeg, eks. Teiseks tuleks olla julge ja pealehakkaja. Tuleks olla julge ja pealehakkaja, teha ära need otsused enda jaoks, millega tahaks elus tegeleda ja mida teha. Eks, et kui see valik on õige, siis ma arvan, et te teete õigeid asju ja te eluaeg ei kahetse ja teete oma tööd rõõmuga. Kui see valik ei osutu õigeks, siis tuleks mõne aja pärast ja võimalikult kiiresti ümber mõelda ja minna tegema seda, mis sul istub. Et need noored, kes on leidnud oma koha, ma vaatan kas või oma ettevõtetes, kes on tulnud ja kes tunnetavad, et nad on õiges kohas, nad teevad tööd innuga, neil on hea endal olla, ehk kõige parem töö on muidugi selline, kui sul hobi ja töö kokku langeks. Kahjuks seda päris alati ei ole võimalik teha, eks, aga tuleks leida see õige valik ja tuleks mitte karta tööd ja tuleks mitte karta ka riskida. Et kui on vaja natuke riskida, siis tuleb seda teha ja tuleb edasi minna, sest ka oma vigadest õpitakse. Jah, ma mingil määral tooks paralleeli Veljo jutule, et kui ma mainisin eelnevalt, et ülikooli teed alustades meid oli 150-170 õpilast ja teise kursuse lõpuks oli neid oluliselt vähem alles jäänud, siis tegelikult see näitab seda, et paljud inimesed või noored ei tea, mida õppima minnakse ja mis on tema kutsumus. Et tuleb teha tööd selle nimel, et aru saada, kas sa tahad jõuda juhiks, turundusinimeseks, analüütikuks või
või tahad olla hea töömees, mis on ka äärmiselt oluline amet ja ennast harida, ennast koolitada ja pidevalt täiendada, et igal alal võib jõuda tippu, aga sul peab olema kindla siht silmede ees, et piltlikult öeldes nagu ratshobune, et pannakse klapid pähe ja vaata ainult otse, et mõnikord võib need ära võtta ja võib-olla peabki ära võtma, et saada aru, mis nagu vasakul või paremal toimub. Aga samas, kui sul on siht silme ees, siis sa pead liikuma täpselt selles suunas, nagu sa selle sihi oled valinud. Väga-väga kasulikud nõuanded teie mõlema poolt. Ning nüüd ongi meie teise episoodi salvestamine läbi saanud. Aitäh teile mõlemale, et saite tulla ning loodan, et peatse kohtumiseni. Tänud kutsumast!